Tere kõigile, kell on saanud 2 ja alustame siis taas kord tehisaru koolitusega. Minu nimi on Elin Mandel. Vaatame siis täna, kuidas tehisaru päris tööülesannetes kasutada. Ma olen teile ette valmistanud mõned ülesanded ja hakkame neid siis kõik koos siin lahendama. Mina näitan ekraanil, kuidas lahenduskäik siis võiks käia, aga lõppkokkuvõttes tehisaruga on niimoodi, et igaüks leiab lõpuks endale need tööriistad, mis talle kõige paremad on. Mul on hea meel näha, et teid on päris palju siia tulnud täna. Aitäh, et te leidsite selle aja. Räägin kõigepealt seekordsel koolitusel natukene endast. Ma olen, nagu ütlesin juba Elin, ja olen tegelikult 15 aastat töötanud kaubandus- ja tootmisettevõtetes. Sellest ajast siis umbes poole töötasin ma Stockeris ja siis viimased 3 aastat Stockeris töötasin tootejuhina. Juhtisin sellist kaubamärki nagu Shepach ja Shepachiga siis meil õnnestus, et kui ma selle enda kätte sain, selle kaubamärgi, siis ta oli siuke vähem kui 1 miljoni eurose käibega ja kui ma lõpuks 3 aastat hiljem töölt lahkusin, siis aastane käive oli üle 12 miljoni, et selles mõttes me saime ta hästi suureks kasvatatud, ei teinud seda ma kindlasti üksi, oli suur meeskond minuga seal kaasas. Aga siis ma tundsin kuidagi, et ma vajan võib-olla uusi väljakutseid ja otsustasin, et tegelikult leidsin veebist sellise kaugtöö versiooni ettevõttes Scale AI, mis tänaseks on siis kasvanud väga suureks ettevõtteks, aga tol ajal oli ta siis väike Silicon Valley startup veel. Ja me õpetasime 2 aastat seal siis tehisaru mudelitele eesti keelt. Et meie meeskonnas oli mingitel aegadel isegi 250 inimest, kahjuks eesti keelest tegelikkuses neid tehisaru nii väga ei õpetatud, ja siis kuskil aasta aega tagasi pandi eesti keele suund üldse siis selles ettevõttes kinni, et täna ma ei ole kindel, kui palju meil üldse tehisarule eesti keelt õpetatakse, aga õnneks on Eesti riik andnud enda poolt panuse ja nii Eesti Keele Instituut kui ka ma arvan, et teised asutused teevad koostööd siis suuremate tehisaru mudelite arendajatega. Siis peale seda Scale'i kogemust ma töötasin veel mõnes startupis või alustavas ettevõttes või siis natukene juba isegi kasvufaasis ettevõtetes ja aitasin neil tehisaru mudeleid siis kontrollida, neid vastuseid kontrollida ja sellest siis kui selle aastate jooksul kasvas ka minu huvi siis tehisaru vastu ja ma täna aitan Eesti ettevõtetel ja Eesti inimestel tehisaru paremini siis oma tööprotsessidesse sisse tuua ja kasutada seda siis usaldusväärsel ja eetilisel moel. Mul on üks selline slaid teile veel, millest ma tahaksin ennem praktilise osa algust rääkida, et mis on tehisaru kasutamise alused, enne kui sa võtad tehisaru endale kasutusele, siis mõtle, et mis ülesanne see on, mida sa tahab. Selles mõttes kasutada võib teda kogu aeg ja proovima peab ja kasutage nii, kuidas oskate ja mida rohkem te proovite, seda paremini teil lõpuks see välja tuleb. Aga siis, kui te tahate sellega juba nagu päris tööprotsesse automatiseerida, et siis alustage nendest, mis võtavad kõige enam aega. Siis, kui te selle tehtud saate, siis see võit on lihtsalt nii palju suurem, et saite kaelast ära mingi asja, mis metsikult teilt muidu võttis iga nädal aega. Ja teine alus, mis on, et olge alati kindlad, et sisend on kvaliteetne, need dokumendid ja andmed, mis te tehisarule annate, need peavad olema mingil moel strukturiseeritud, õigesti nimetatud, ta võib aidata teid nende õigesti nimetamisel, aga see peab olema talle arusaadav ja loetav, et andmed peavad olema korras, muidu ei ole võimalik tehisaru sinna sisse tuua, et muidu see lihtsalt ei tööta.
ja seejärel siis tuleb töökäik ära kaardistada. Kui sul on tööülesanne, mida sa kirjeldada ei oska, siis ei oska tehisaru sind sellega ka lõpuks aidata. Aga kui sa suudad selle ülesande ära kirjeldada, siis saad endale maksimaalse ajavõidu, ehk siis sa lahendad ära need ülesanded, mis muidu võtsid sul meeletult aega ja sa saad selle aja panna kuskile, mis on päriselt kasulik. Ehk siis, kui sul ei ole süsteemi, siis ei saa tehisaru sind aidata ja võib kohati rohkem isegi halba teha. Siis räägin ruttu ära ka tänase plaani. Mõtlesin välja sellise nagu stsenaariumi, et oleks võib-olla natukene põnevam. Ma üritasin ka mõnesse kohta jätta selliseid tühje kohti, et kui te nüüd vaatate siin Zoomis on olemas all selline nupuke, kus te saate panna siis videole reaktsioone. Et see näeb välja, ma kohe vaatan, selline südamekujuline. Kui te sinna peale klikite, siis kohe reaktsioon ära ei lähe, siis te veel saate siit valida, et näiteks saab tada. Ja teine asi, kirjutage chati, et kui me neid ülesandeid lahendame, ma olen üsna kindel, et neid on palju põnevam lahendada siis, kui te ise ka annate oma mõtteid siia sisse ja proovime teha neid asju vastavalt sellele, mis on teie jaoks põnev. Tänaseks plaaniks on siis, mõte on selline, et kujutame ette, et me tuleme tagasi puhkuselt ja ülemus seisab meil laua juures ja meil on vaja ära siis vaadata üks meilivestlus, vastata sellele. Seal on tarnija on kaubaga hilinemas ja meil on vaja siis talle selline range vastus, aga kuna me oleme üsna puhkuselt tulnud, siis tegelikult me ei taha kellegile pahasti ka ise öelda, et vaatame siis, et kuidas tehisaru saab selliseid ülesandeid aidata meil lahendada. Siis me kirjutame ühe turundusartikli, ülemus annab meile ette tootegrupi, toote võime me ise valida, võime teema valida, aga artikkel peab päeva lõpuks valmis olema. Siis ta tahab saada kokkuvõtet müügitulemustest, kus oleks üks graafik ja siis sõnaline kokkuvõte. Ja uuele töötajale on vaja teha tööjuhend. Ma olen nüüd natukene materjale selle jaoks ette valmistanud, et me saaksime seda hästi täna läbi viia siin. Et kuna on mõned ülesanded, mis võtavad tehisarul rohkem aega, siis me peame täna alustama sellest, et uuele töötajale tööjuhendi tegemiseks on meil vaja, ma tegin valmis eelnevalt ühe video, kus ma siis kirjeldan, kuidas kasutada Eesti tollitariifistiku süsteemi selleks, et leida sealt siis kaubakood või kaubakoodile kehtivad tollimaksud. Nüüd selleks, et me seda videot saaksime töödelda, tehisaru töötleb seda meie eest, meie sellega nagu otseselt ise midagi tegema ei pea. Selleks kasutan tööriistana mina ChatGPT-d. Üldiselt ma pean ausalt ütlema, et ma olen suur Gemini austaja, et ma olen teda suhteliselt algusest peale kasutanud ja mulle tegelikult ta väga meeldib ja ChatGPT-l minu meelest, et mida nagu värskemad need mudelid, siis see eesti keeles kirjutamine läheb nagu aina halvemaks. Aga nüüd selleks, et seda videot luua või videost luua protsessikaarti, me peame siia üles laadima selle video. Ja siis ma olen lisaks veel ette valmistanud promptid meile tänaseks, et me saaksime kiiresti seda teha. Prompt on siis selline. Nüüd siit saab valida siis kas standardne mõtlemine või laiendatud mõtlemine. Enamasti kasutame ikkagi laiendatud mõtlemist. ChatGPT-l on selline hästi äge funktsioon nagu agendirežiim, et kuna ChatGPT iseenesest on tasuline, minul endal tasulist versiooni ei ole. Kui mul on vaja seda kasutada, siis mul on olemas ligipääs tasulisele versioonile läbi ühe oma kliendi, aga üldiselt, kuna Geminit saab kasutada täiesti tasuta, siis minule täiesti piisab üldiselt sellest tasuta osast. Aga ChatGPT-l on selline lahe režiim nagu agendirežiim ja see tähendab seda, et ta sisuliselt
avab uue akna nagu brauseri akna ja ta hakkab otsima sealt brauseri aknast siis neid asju, mis teie olete öelnud. Näiteks olete te andnud talle mingisugust tabeli ettevõtete nimedega ja öelnud talle, et palun mine sinna lehele, siis näiteks inforegistri lehele ja otsi mulle sealt 3. plokist, seal on kirjas kõik ettevõtte 2025 aasta 3. kvartali käive näiteks, et kirjuta mulle välja see käive iga ettevõtte kohta ja niimoodi see agent siis saab täita ära sinu jaoks näiteks terve tabeli, kus sul on ettevõtete kohta mingisugust infot vaja. Ma olen üsna kindel, et tegelikult saab sama asja teha Claude'is, et Claude'is on ka see agendi režiim või siis kui ei ole, siis seal on Claude'il on oma brauser, mis siis saab sinu eest käiagi ja teha selliseid otsinguid, et täna ei pea enam käsitsi käima ringi ja vaatama, otsima klientide hindu mingile konkreetsele tootele tänasel päeval või mingid kampaanialehti, et neid kõiki asju saab selles mõttes automatiseerida, et sa lased sellel agendil selle töö enda eest ära teha. Nii, aga nüüd on see video või siis dokument mulle valmis saadud. Üsna kiiresti vaatame ka, mis siin sees on. Ma ei ole kindel, et siin ei ole, on ikka kuvatõmmised on ka. Ühesõnaga, nüüd ta ongi siis loonud mulle valmis selle nii-öelda SOP ehk siis Standard Operating Procedure ehk siis mingisuguse tööprotsessi juhendi, mida ma saan siis töödelda. Näiteks ma näen, et siin on pandud samm 3 aeg, et ma pean siin nagu mingeid välju veel ise täitma, aga nii, vaatame. Meil on veel lisaks sellele vaja käima panna Claude'is tabel, seepärast, et tahtsime luua ülemusele ühe graafiku ja luua tekstilise kokkuvõtte tabelist. Andmete analüüs. Siia ma kirjutasin ka valmis juba ühe kiire prompti. Võtame samamoodi, lisame faili. Mul on olemas fail siis müükidega, kus on erinevate aastate müügid. See oli lihtsalt esimene fail, mis mulle kätte sattus. Ja nüüd ma lisangi selle siia selleks, et siis Claude saaks teha mulle kokkuvõtte sellest. Ma ei taha seda tabelit ise töötlema hakata, aga ma näitan teile, milline ta välja näeb, et siis te saate võib-olla paremini aru, et mis ma teen üldse või kus me oleme omadega. Et nii, nüüd ta natukene avab, aga põhimõtteliselt siin on olemas siis tootekoodid ja siis on siin olemas hunnik kliendi nimesid ja on ka aastad ja kogused. Et sellist faili, nagu te näete, ta on üsna suur, seda ise käsitsi töödelda või sellest kiiresti mingisuguseid nagu tulemusi kätte saada on väga raske. Ja nüüd ma lisasingi selle tabeli siia Claude'i ja kirjutasin promptiks, et mul on vaja sellest tabelist teha kokkuvõte ja lühike analüüs, millised olid peamised müügitrendid ja loograafik, mis näitab top-toodete müügikasvu ühikutes. Ja nüüd ma panen selle jooksma ja nüüd me näeme, kuidas Claude hakkab siin reaalselt lugema Exceli faili, vaatama sisu, et kui ma tahan kellelgi lasta enda eest matemaatika tegeleda, siis on see kindlasti Claude, kellele ma selle ülesande kätte annan. Nii, aga tema jäi nüüd sinna seda tabelit tegema ja meie vaatame korraks uuesti, et mis meil siis ikkagi täna veel vaja teha on. Et meil on vaja vaadata üle meilivestlus ja koostada tarnijale vastus, et me vajame mingisugust toodet siis kohe. Selle jaoks olen ma samuti ette valmistanud ühe siis prompti ja see siis kõlab niimoodi, et palun aita mul vormistada kiire vastus sellele kirjale. Meil on neid
vaja ASAP, palun ole veenev, oleme täielikus ahastuses. Meid väga ei huvita, kust nad need kaubad saavad. Kas neil teistele klientidele broneeringuid laos ei ole? Meil on lepingu järgi õigus neile trahvi teha, palun kirjuta euroopalikus inglise keeles. Ehk siis te näete, see prompt ei pea olema ametlik, see prompt ei pea olema midagi, selles mõttes, et tihtipeale on kirjadega on ka niimoodi, et tahad nagu midagi kirja panna, sul on mõte olemas, aga võib-olla sa ei oska seda kõige paremini sõnastada, siis tasub panna just see mõte kirja, et mida sa talle öelda tahad ja kuna tehisaru töötab tõenäosuse peal, siis tegelikkuses ta suudab sellest sinu tekstist kätte saada selle võib-olla emotsiooni või selle, mida sa tahad edasi anda, et kas sa tahad seda vihaga edasi anda või sa tahad seda kuidagi teistmoodi edasi anda. Ja nagu ma ütlesin, siis minu lemmikuks või ütleme enim kasutatud tehisaruks on siis Gemini, mida ma kasutan Google AI Studios. Et Google AI Studio on tasuta, vähemalt enamuses sellest või suures osas. Ja isegi kui mina olen ühendanud loonud need API key'd endale ja isegi kui ma lähen selle tasulise peale, et näiteks pilte luues ma pean tasulise võtma, siis tegelikult see summa ei ole nii suur, et ma arvan, et ma olen kuskil 3 kuu või 4 kuuga kulutanud umbes 28 €, et on tunduvalt odavam kui võtta siis ChatGPT endale. Ja lisaks on teil siis väga palju teistsuguseid võimalusi, et kuna tegemist on keskkonnaga arendajatele, et siin on olemas need samad võimalused, mis on ChatGPT-s, et kui sa tahad, saad mudelit valida endale siit, millist mudelit, mina tavaliselt valin selle, mis on kõige uuem, siis siia saab kirjutada süsteemi juhiseid, saab valida, milliseid süsteemi juhiseid sa tahad kasutada konkreetselt, ehk siis lood siia midagi valmis, ta salvestab selle ära ja sa saad seda juba järgmine kord kasutada, et võib-olla sul on oma stiil, kuidas sa kirjutad või on sul oma turundusstiil, et siis kirjutad selle sinna ära ja ta on sul kogu aeg olemas. Aga nüüd saadame talle siis selle prompti ära ja kirja sisu oli siis selline, et kõigepealt saatsime ostutellimuse, ostutellimus töödeldi ära ja me saime ka siis kinnituse. Ja nüüd tarnija siis teavitab meid, et nad ei saa meile seda kaupa ikkagi õigeks ajaks tarnida. Nad lükkavad tarnet edasi umbes 6 aega. Ja AI siis aitab meil täna selle vastuse ära kirjutada, et kui teil on ka see moment, kui saad ühe meili, kus sind on ootamatult sinna CC-sse lisatud, aga seal on mingisugune meeletu vestlus juba mitu kuud mingite inimeste vahel käinud, et siis ka sellisel juhul on väga hea teinekord panna see sinna tehisarusse, et saada nagu see tegelik mõte sealt kätte, et tehisaru loeb seda ilma emotsioonideta, ilma võib-olla ka taustinfota, aga ta saab sealt inimeste sõnadest, ta loeb väga hästi välja ja ta aitab ka endal võib-olla sõnastada asju pehmemaks teinekord, võib-olla teinekord just järsemaks või rangemaks. Ja siis siin ta kirjutabki meile sellise vastuse. Ma näen, et ta on ähvardanud siin trahvidega, siis hilinenud tarne eest, kas äkki saame kuskilt mujalt kaupa võtta. Ja ütleme ausalt, et mina kui eestlane üldiselt ma olen hästi pigem lühikeste kirjade inimene, et ma ei oska pikalt kirjutada, siis siin ma teeksin väiksed parandused. Alati ma teen tehisarutöös väiksed parandused, sest mitte kunagi ei tule sealt välja päris sellist asja, mida ma tegelikult tahan. Ja tegelikult ta siin all ka kirjutab ära, et mida need asjad tähendavad, et teinekord on meil vaja suhelda võib-olla inimestega, kes ei räägi meiega sama keelt või meie ei räägi võib-olla nii hästi seda keelt, mida nemad räägivad, et siis tehisaru on väga hea tööriist neid näiteks omavahel vastandades, et kas see saksakeelne tekst ikkagi on mul täiesti korrektne või siis ta ei ole nii korrektne,
et selliseid asju saab kindlasti meilidega teha ja tegelikult on, kui me nagu siit lähme edasi sellistest lihtsatest assistentidest ja sellest, et sa tahad lihtsalt võib-olla ühe meili raames midagi teha, et siis tegelikult on olemas ka erinevad siis agentide loomise tööriistad. Agendid on siis selline tehisaru, mis aitab automatiseerib sinu tööprotsessi, ütleme niimoodi. Et näiteks sa saad ühendada oma mailboxiga ja siis öelda talle, et kui tuleb seal selline kiri, näiteks oled tellinud endale konkurentide uudiskirjad kõik meili peale, et kui tuleb selline kiri, et siis palun tee mulle iga reede nendest kõigist kirjadest kokkuvõtte ja saada mulle meili peale, et ma kirja iseennast näha ei taha, et sa võid selle tõsta mingisse eraldi kausta. Et siis selle jaoks on tööriistad ja võib-olla kui keegi tahab neid tööriistu avastada, et siis kõige lihtsam nendest on Zapier, et see on ka kõige kallim, kui sa seda kasutama hakkad, et siis pigem olgu need tööprotsessid hästi väheste sammudega, sest et seal juba ma ei mäleta täpselt, kas oli vist 10. sammust läks juba väga kalliks maksma, aga Zapier on selline võib-olla alustajale hästi hea, et sa saadki oma mingisugused tüütud meilid kuskil õigetesse kaustadesse suunata, midagi kellegile automatiseeritud vastuseid võib-olla endale mustanditesse valmis lasta kirjutada ja siis ise neid üle vaadata, et see on selline alustamiseks väga hea tööriist. Kui siit juba edasi minna, siis on make.com ja tema juba lubab keerulisi skeeme joonistada ja seal on nagu siis juba võimalik ka soodsalt teha mitmesammulist protsessi, et näiteks on sul tarnija hinnakiri, on sul mingisugused tootekataloogid ja siis ta kirjutab sulle valmis Exceli või siis CSV faili õigetesse tulpadesse toote nimetuse õiges keeles, õiget moodi, nii nagu sina oled talle ette öelnud, kirjutab valmis toote kirjeldused, et kõik sellised tööülesanded, mida me igapäevaselt teeme, saab tegelikult ka automatiseerida, et lihtsalt sõltubki sellest, kui palju ettevõtted oma, ütleme siis infrastruktuuris lubavad siis tehisarul ringi käia. Et järgmine tase sellest on juba N8N või siis Nathan ja seal on juba see, et sa annad tehisarule ligipääsu tööriistadele ja tema ise valib, et millist teekonda seekord minna, et sa oled küll protsessid talle ette andnud, aga tal tekib see valikumoment, et kas ma vastan siia nii või ma vastan sinna naa ja siis juba tehisaru mõtleb seal vahel. Nüüd, kui keegi huvitub rakenduste loomisest, siis selle jaoks on Lovable. Ühesõnaga, Lovable on siis selline vibe coding tööriist, et kui kellelgi on mingi idee, mida ta luua tahaks, siis kindlasti soovitan seda kasutada. Nendel inimestel, kes nüüd töötavad suuremates asutustes, organisatsioonides ja kellel on ligipääs Microsoftile, siis tegelikult MS Copiloti sees on juba ka väga palju häid sisse ehitatud selliseid võimalusi, kus sa saad omaenda, ütleme, dokumentidega siis lasta AI-l toimetada ja teha. Hea uudis ka nendel inimestel on see, et käivad kuulujutud, et Exceli sisse tuleb varsti Claude, ehk siis Excel muutub väga-väga targaks ja nagu ma ütlesin, Claude on meil kõige siis matemaatilisem juturobot. Nii. Siin slaidil sai kõik rääginud, jah. Nüüd siis, nagu ma näen, ongi Claude meil ka valmis saanud siis tabeli ja
vaatame, kas ta on ka teinud meile mingisuguse kokkuvõtte, tegin meile kokkuvõtte, tegin põhjaliku analüüsi ja visuaalid, peamised järeldused, võtmetrendid, tugev kasv 2016 kuni 2018, parim aasta oli 2018, lai kliendibaas ja sõltuvus top klientidest on 30%, et kes kaubanduses, kui keegi töötab, et siis teab, et sõltuvus top klientidest on üsna sihuke suur probleem või ta ei ole suur probleem, aga mida rohkem variatsiooni, et seda parem, et seda kindlam tunne on. On ta teinud meile ka valmis graafikud ja siit me saame neid alla laadida endale. Kogumik aastate kaupa tükkides, kuna seal ei olnud summasid, siis andmed olidki ainult tükkide kohta, et siis on need siin ilusti kõik välja toodud. Kuna 2019 aasta andmed olid ainult vist jaanuari ja veebruari kohta seal tabelis, et siis see tulp ongi eeldatavalt ka väiksem. Et see on minu meelest väga, väga lahe viis, kuidas saab kiiresti ja ise väga vähe vaeva nähes valmistuda ette aru andma mingisuguste tulemuste kohta või teha mingeid analüüse või isegi kui tõmbad endale, kui sul on mingisugused andmed, olgu see kliendi käitumine või olgu see mingi muu statistika, et siis sellest andmetest kiiremini leida seda viisi, et kuidas, et mis oleks see õige tee, et siis Claude on väga hea selline tööriist. Läheme korraks tagasi meie slideshow'le ja vaatame uuesti siis meie seda tänast plaani. Vaatasime siis selle meilivestluse üle ja põhimõtteliselt saime ka vastuse. Alati kontrollige tehisaru vastuseid, et ka nende graafikute juures, mis ma just näitasin, et kui seal on mingi number, siis igaks juhuks võtke need numbrid ja lööge need ka ise käsitsi kokku, et pärast ei oleks seda jama, sest tehisaru nagu saab usaldada, aga nagu ei saa ka, et inimest on alati sinna vahele vaja, et ka uuringutes, mis on tehtud, kus tehisarule on antud siis inimeste ülesanded, siis nad suudavad tegelikkuses ilma inimjuhendamiseta viia läbi vaid väga väikse protsendi sealt nendest tööülesannetest edukalt siis. Et see inimene on väga vajalik siin ja tehisaru üksinda ei saa neid asju päriselt ära teha. Nii, ja siis meil on tegelikult nüüdseks tehtud ka punkt number 3 ja nüüd vaatame korraks turundusartiklite kirjutamist, et selleks, et kirjutada turundusartikleid, Grok on siis selline tööriist, mis pääseb reaalajas ligi siis sotsiaalmeedia andmetele ehk siis Twitteri andmetele ja see tähendab seda, et me näeme seda, millest inimesed räägivad ja me tegelikult näeme ka seda, millest me suudame leida need kohad üles, millest inimesed võib-olla rohkem tahaksid teada ja millest üldse tasub neid artikleid kirjutada. Ma lisan siia juurde veel, et ta vastaks mulle eesti keeles. Nii, haljastuse trendid, väga hea. Nii, ja nüüd saadan siis Grokis selle küsimuse teele ja Grok samamoodi mõtleb natukene aega, et tal, nagu ma ütlesin, et siis tema võlu on see, et sa saad teada, millest inimesed tegelikult huvituvad ja millest need räägivad, et võrdluseks tuua näiteks ChatGPT või Gemini, et isegi kui sa kasutad seal mingisugust konkreetset režiimi, siis sotsiaalmeedia andmetele on neil väga keeruline ligi saada ja nad ei saa sellele ligi ja nad tegelikult ei näe, mis need trendid on, et nad koguvad selle, mis nad Google'ist saavad ja selle pealt nad siis vastavad, et aga tihtipeale ka, kui te kasutate, ütleme sealt Geminit või ChatGPT,
ChatGPT on natukene rohkem selline, kes ise läheb kohe Google'isse otsima. Gemini on natukene vähem, et temale peab ütlema, kuna kõigil mudelitel on mingi konkreetne siis teadmiste lõpuperiood. Kui mudeli käest küsida, et millal on sinu knowledge cut-off date, siis ta ütleb seda sulle. ChatGPT-l on see minu meelest täna kõige uuemal mudelil vist on august 2025 äkki, et Geminil on minu meelest isegi natukene varem, et see on see aeg, et kõik asjad, mis peale seda on juhtunud, nad iseenesest seda ei tea, nad peavad selleks kohta Google'ist otsima ja siis uurima, et nii, aga saime siis teada, et millised on haljastuse trendid. Ma ei ole kindel, kas see nüüd päris haljastuse all läheb. Aga võib-olla need ikkagi on täpselt need teemad. Nüüd ma valiksin siit välja mõne teema, kas teil on eelistusi, mis teemasid me võtaksime, et number 2, no nii, kliimamuutustele vastupidavad hännikuniitude taimekooslused maastikukujunduses ja väga hea, et kui artiklit kirjutada, siis kuna ma teemast ise midagi ei tea, on üsna selline raske edasi minna, et ma pigem võib-olla võtaksin selle sama teema ja läheksin hoopis Perplexity'sse. Perplexity on meil siis teaduslike artiklite otsingutöörist. Et, ja siia, kui ma paneksin selle sisse, siis kõigi eelduste kohaselt ta võiks leida mulle artikleid sellel teemal. Ja nüüd ma võtaksin siit need artiklid, vaatame, mis need on, sest et see on oluline, et need oleksid ka päriselt usaldusväärsed, et Perplexity tulekuga muutus maailmas populaarseks selline asi, et inimesed hakkasid ise looma artikleid, panema neid mingisuguste põhjade peale ja ütlema, et need ongi päriselt artiklid ja need ongi siis välja antud seal, kus nad siis nii-öelda väitsid, et need on välja antud. Aga ma nüüd laen alla mõned teemad, mis tunduvad mulle relevantsed siin selles küsimuse kontekstis ja ma laen nad alla sellepärast, et ma tahaksin tegelikult veel andmeid juurde leida, sest et mulle tundub, et seda on nagu ühe korraliku artikli jaoks veel natukene vähevõitu. Ja nüüd, kui ma olen need artiklid alla laadinud, siis ma lähen sellisesse kohta nagu notebook.lm.google. See on ka tasuta tööriist ja kui sa tahad seda ettevõttes kasutada, siis kindlasti tasub kaaluda tasulist versiooni, aga kui sa seda isiklikul eesmärkidel kasutad, et siis sellest tasuta versioonist piisab ja lihtsalt ei tasu siia, ütleme, delikaatseid andmeid lihtsalt sisse panna. Nüüd, kui ma vajutan siin New Chat, siis ta tegelikult kohe avabki mulle sellise akna, et kust ma saan ise valida, millised dokumendid ma talle siia panen. Ma võin otsida ka veebist. Minu jaoks vaieldamatu lemmik on see, et ma saan siia panna YouTube'i videote urlid ja ma ei pea neid ise vaatama, ma võin panna siia kuni 50 allikat ühte kausta, ehk siis sisuliselt kuni 50 videot mingisugusel konkreetsel teemal. Ma saan väga sellise küllastunud andmeallika sellest endale ja ma tegelikult saan selle andmeallika käest küsida neid küsimusi, mis on minule olulised, ja ma ei pea neid videosid läbi kuulama ega ise nagu otsima sealt seest mitte midagi, et nüüd minul, kuna ma laadisin need failid alla, siis ma laen need failid siia ülesse. Seni, kuni ta läheb natukene aega, aga ma näitan teile, et mida siin tegelikult veel teha saab. Et kui sa laedki need failid siia sisse, siis sa saad teha, siin paremal on nupukesed, sa saad teha heli
siis nagu ülevaadet sellest, räägib sinuga, seal on võimalik siis, kas on 2 vestlejat või on 1 vestleja, sa saad nendega vahele vestelda, et selline siis heli, et saad küsimusi näiteks küsida, et kui ei taha lugeda ega ei taha ise küsimusi küsida kirjutades, siis saab teha videoülevaate, samamoodi kui keegi teeb videosid, siis väga hea tööriist selleks, et luua sinu jaoks valmis, et siin ei ole väga palju neid võimalusi, et mida siia saab teha, aga sa saad siia kirjutada nagu need teemad, mis sinu jaoks, mille jaoks sa tahad keskenduda ja sa valid teemad, kas ta siis selgitab või ta on lühidalt räägib, mis keeles ta räägib, et samamoodi saab teha siit siis sõpradele näiteks tahad teha siis viktoriini, võib-olla lastele koolis viktoriini teha mingil konkreetsel teemal, et siis see aitab, saab luua slideshow sellest, saab, et ta loob sulle siis aruanded sellest andmetest, mis sa oled sinna sisse pannud ja nad tegelikult lisavad kogu aeg uusi asju, et nüüd saab juba ka slideshow, et me võime panna selle slideshow loomisesse siia. Natuke aega läheb aega ja siis ta loob selle slideshow meile siia ja siis me saame seda vaadata, et saab ka data table'i, vaatame igaks juhuks ka, mis siit tuleb, võib-olla üks infograafik, et ja mis veel on hästi mugav siin, et kui ma nüüd mõtlen, et okei, et ma otsisin need allikad üles, aga ma tahaks veel allikaid, et las ta otsib mulle samadel teemadel äkki veel midagi, mida mina ise üles ei leidnud, või siis mida Perplexity ei leidnud, aga et tema saab mulle selle otsida. See Notebook LM on ka väga hea näiteks, kui teil on mingi konkreetne, ma ei tea, tootja, kes toodab külmkappe või mingit sellist võib-olla spetsiifilist toodet või on mingid hooldusjuhised, et need kõik saab sinna ühte kohta üles laadida ja kui kellelgi on küsimus, et kuidas nüüd seda konkreetset masinat siin parandada või sellel masinal on seal ees error 2, et siis mis see tähendab, siis tegelikult kui need andmed on hästi, ütleme, heas korras, sinna notebooki sisse pannes, siis notebook leiab väga kiiresti need vastused, et sa ei pea enam SharePointis otsima seda õiget faili, vaid ta tegelikult selles vastuses viitabki kohe ära sellele õigele failile, et kus see fail on, sa saad selle lahti teha, sa saad sealt ise edasi otsida, võib-olla kontrollida, et see vastus oleks ikkagi õige, sest et tehisaru teeb vigu nagu ikka. Nii, nüüd ta on leidnud meile üles mingisugused allikad. Me saame siit neid vaadata ja valida, et näeme, siin on kirjutanud Triin Kaasiku kirja, nii tunduvad kõik olevat väga, väga teemakohased ja ma lisan nad kõik siia sellesse infoallikate kausta. Ja nüüd kasutan ma jälle oma teemat ja panen selle siia ja vaatan lihtsalt, mis on need tulemused, mis ma siit kätte saan. Et senikaua nüüd, kuni tema otsib, me võime ruttu vaadata, et mis see siis infograafik, et siin ta siis loob pildi. Ja tegelikult on juba natukene arusaadavam, millest me isegi räägime täna. Et siis slaide, kui vaadata, see on ka iseenesest väga siuke tore asi, et kui tahadki teha sõpradele viktoriini, siis mingil konkreetsel teemal, et näitab sulle kaartide peal küsimusi või siis on meil olemas infotabel, see ilmselt siin ei ole isegi relevantne, võib-olla on. Aga nüüd me saime mingisuguse vastuse siit. Kui sa saadki selle vastuse, siis tasub see läbi lugeda, vaadata, kas ta
on teemakohane, kui ei ole, siis võib-olla natukene seda ümber sõnastada küsimust, et ta saaks paremini aru, et mida sa siis teada tahad. Aga üldiselt Notebook LM-is tasub hoida oma küsimused lühikesed, et siin on konteksti aken on väga väike, sinna suured küsimused isegi ei mahu. Jah, et seda kasutades hoidke küsimust lühikesed. Notebooki saab üles laadida ka uutele töötajatele näiteks juhised, et kuidas midagi teha ja siis, kui inimesel ongi vaja seda mingisugust tööülesannet teha, siis ta saab selle otsida Notebook LM-ist väga kiiresti vastuse oma küsimusele, et kui ta nüüd ikkagi täpselt ei tea, kuidas seda saab teha, et siis Notebook LM näitab talle või annab talle väga kiiresti selle vastuse, et nii, ja nüüd edasi võtsin ma siis selle Notebookis saadud vastuse ja ma tegelikult tahaksin ka saada seda oma teemat uuesti, et seda ära ei unustaks. Ja kirjutaksin Geminile, et mul on vaja kirjutada artikkel meie kodulehele. Ja see on siis sisuturundus, ei olegi, ta on hariduslikuna artikkel meie kodulehele, et teema on ja palun kasuta sisu ja ära midagi juurde mõtle. Nii, ja vaatame siis, mis ta meile tegelikult teeb, et siin teine variant seda teha oleks veel võtta ka kõigepealt lasta tal võib-olla isegi mitte kirjutada sisu, me võime võtta ta uuesti ja lasta tal teha mitte sisu, aga palun kasuta järgnevat sisu ja tee mulle 3 teemapunkti, millest võiksime kirjutada. Et võtaks samm-sammult, laseks tal teha siis kõigepealt need teemad, siis kui need teemad on olemas, siis hakata neid ükshaaval kokku kirjutama, et võtta see üks sisupunkt, minna uuesti Notebook LM-i, võtta sealt selle kohta täpselt see tekst, mis on, tulla tagasi siia ja kirjutada seda selliselt nagu koostööna kokku, et ta aitab sul leida selle info, ta aitab sul selle kokku panna, aga siis ütleme selle lõpliku viimistluse ja targa mõtlemistöö teed ikkagi sina ise. Nüüd edasi, meil on veel 9 minutit aega, aga ma tahtsin teile näidata seda, kuidas luua tootekirjeldusi. Et ma tegin valmis sellise tootekirjelduste looja, ehk siis tal on siin olemas käsklus, kuidas eesti keeles kirjutada ja siis siin lõpus on üks näidis tootekirjeldus, milline ma tahan siis, et ta välja näeks. Võtsin endale ühe tuttava toote Stokkerist puulõhkuja ja siin on siis see formaat, milles ma alati tahtsin, et mu tootekirjeldused oleksid. Ja nüüd ma võtan selle teksti ja me lähme AI stuudiosse tagasi ja võtame siit need süsteemijuhised ja paneme need siia. Täpselt selle, et kuidas me tahame, et ta kirjutaks, et ta oleks sõbralik, et ma olen pannud siia nagu, kuna tootekirjeldus on selline, ta on meie kodulehe leitavuse osa, et siis, et milline see kirjastiil peab olema ja kuidas seda kirjutama peab ja nimetuseks paneme talle tootekirjelduse looja 3001 ja nüüd ma leian selle alati hästi kiiresti ülesse. Nüüd, kui meil on mingisugune, ütleme, toode, leiame siit inglisekeelse tootekirjelduse, võtame selle ja paneme selle meie siia
sellesse chati, kus meil on siis süsteemi juhised kirjas. Ja nüüd, kui me oleme selle ära saatnud, nagu te näete, siis siin nemad on kasutanud oma mingisugust formaati, siis meie formaat tuleb välja täpselt selline, nagu nägi välja see näidis. Et kui teil on selliseid konkreetseid standardseid asju, mida te teete kogu aeg, siis kirjutage ükskord see juhend valmis ja pärast teil tuleb iga kord see tootekirjeldus näeb täpselt ühesugune välja. Te saate alati need õiged punktid õigetesse kohtadesse, kuhu te neid tavaliselt tahate ja teil on juba palju lihtsam sellega edasi tööd teha ja edasi töötada. Kui kellelgi on küsimusi, siis võib küsida. Kui keegi tahab, üks asi veel tuli meelde, mis ma tahtsin teile rääkida, et kui te tahate tootepilte töödelda, et siis on selle jaoks on väga hea tööriist on siis Nano Banana Pro. Et kui teil on tootepilt, ma ei tea, valgel taustal või mingil muul taustal ja te tahate selle tausta ära muuta, siis te saate teha seda Nano Banana Proga. Te saate isegi kirjutada sinna peale näiteks, et soodushind või tavahind ja tõmmata ühe hinna maha, et neid kõiki asju on võimalik täna teha hästi kiiresti tehisaru abil, kui tead, millise tööriista poole pöörduda. Aga kuna aeg saab otsa, siis ma tahan tänada kõiki, kes tulid ja kes ka lõpuni vastu pidasid ja kui teil on küsimusi, kui te tahaksite enda töö juures rohkem AI kasutada või kui te tunnete, et teie töös kuluks või teie kolleegidele kuluks ära üks tehisaru koolitus või võib-olla teile töö juures kõigile siis personaalne tehisaru koolitus, siis võite minuga alati ühendust võtta. Ja kui te tahate mingisugust konkreetset protsessi enda elus lihtsamaks teha, aga võib-olla ei tea, kust alustada, et siis võite ka alati mulle kirjutada ja helistada, et siis ma aitan teid. Ja ma näen, et on ka üks küsimus, et millise tööriistaga saab PowerPoint esitlusi teha, et selle jaoks on võib-olla PowerPoint esitlusi teeb minu meelest, teevad ChatGPT ka teeb nagu valmis sulle esitluse. Kuidas saab võib-olla slaidide peale teha paremat siis pilte, üks tööriist on Napkin AI, et seal sa paned teksti ja siis ta aitab su sellest graafiku luua. Siis minul on näiteks Napkin AI-s on loodud see graafik ja see väike robotike siin all on loodud ja tema see mõttemull on loodud Nano Bananaga. Et kui on idee olemas, kirjeldad, mida sul vaja on ja siis paned siia. Ja tegelikult on olemas ka veel täiesti slideshowdele keskendunud rakendus on gamma.app, et see ka temal on minu meelest, kas midagi saab võib-olla tasuta teha, aga ta vist maksab $1 päevas, on selline pakett võimalik võtta. Ehk siis võtad 20 päevaks, maksab 20 senti, täitsa okei. Audiofailis, tekstifaili saab täna päris paljude tööriistadega teha. Nüüd sõltub, mis see eesmärk on, et mina olen pannud koosolekute salvestusi otse Notebook LM-i. Kui seal on teada, kes on esinejad, on see väga hea. Kui seal ei ole teada, kes on osalejad, siis ei ole väga hea. Paremini teeb näiteks AI Studios Gemini. Täiesti tavaline mudel. Näiteks ennem seda koolitust, siis kui ma ette valmistasin, et ma rääkisin selle koolituse ühe korra läbi, salvestasin selle endale helifailina ja tegelikkuses on mul olemas nüüd transkript praktiliselt sekundi pealt, teeb ta seda, et küll väikeste selliste vahemikega, aga ta teeb sulle selle tekstifaili valmis audiofailist. Ma algus kasutasin hästi palju Notebook LM-i selleks, aga ma hiljuti just avastasin, et tegelikult Gemini teeb veel paremini, et selles mõttes jah, mõlemad sobivad, sõltub mille jaoks teil vaja on. Kui on pärast vaja leida sealt midagi, et siis pange need Notebook LM-i, siis saate alati veel otsida ka nendest failidest. Okei, aga suur aitäh teile, et te vastu pidasite, et te tulite üldse ja ma loodan, et kohtume teiega tulevikus veel. Ilust nädalavahetust. Nägemist!